Pole ammu video teinud. Mõtlesin, et teen mingi update'i vahepeal. Me oleme kolinud uude garaaži. Kohe näitan. Vanast tulin välja. Saime natuke väiksema ja siukse piklik kujuga, et ei ole mingi põhimõtteliselt 2 autot mahub siis sama nagu enne ka, aga nüüd on üksteise taga. Bemm on siin, sest siin on tõstuk. Selle panime siin püsti nädalavahetusel. Natuke vaja käpast ringi teha, sest et mingi 36 ja 46 on natuke keeruline tõsta. Neil on need tõstekohad nii kere sees nii-öelda keskkohas. Aga jah, mõtlesin, et mingi update'in. Et ma ei ole see aasta üldse videot teinud, pole 46 ammu ehitanud ja otsustasin, et hakkan nüüd seda tegema uuesti. See aasta seda ma ikkagi valmis saa, plaan oli see aasta sõita, aga ma üritan siis nüüd järgmiseks aastaks, et vahepeal tulid siin muud asjad vahele, kuhu seda raha vaja panna oli. Ma ei mäletagi, mis see seis jäi viimati, mis ma üldse sellest filmisin. Ilmselt vahepeal ma olen põhimõtteliselt kogu auto juhtmestiku viskasin välja. Mõtlesin, ma teen uue nii palju, kui mul vaja on, et seda kaalu nagu võimalikult palju kokku hoida. Ainuke, mis mul siin vaja läheb, on ilmselt tuled, elektriaknad, kojamehed, kütusvõmp ja on kõik muu pask. Tõmbasin välja, praegu siin on. Siin mõned kohad vaja keevitada. Siin olid muidu need kummilutid, aga siin mõned kohad on mingi roostes ja siis ma keevitan need kõik kinni. Mingid siuksed asjad tuleb ära lõigates, et sealt juba olen võtnud. Siis väljast on ta samasugune, pole midagi teinud, tiivakaard on siin peal. Siin ka poti all ma olen mingi asju ära lõiganud. Ja siin auto transportimisel tuleb natuke tegeleda. Me tegime siin veits mingit tsirkust, et autoga lükkasime selle põhimõtteliselt teise garaaži. Me lükkasime autoga selle, põhimõtteliselt autoga panime rehvi vahele ja siis lükkasime siia garaaži, et see on väike koht, sai siukest pulli teha. Ja põhimõtteliselt mingi hetk ma hakkan sisu kokku panema, kui ma nüüd saan need keevitatud asjad, siis mul on olemas rool, Wisefabi hüdrokas, NP Partsi shifter ja Nardi rool. Nüüd ma ootan, et saaks Poolast millalgi, et kui nüüd Poolas tulevad need Pride'i replikaistmed uuesti stokki, siis ma ilmselt tellin need ka ära. Siis saab istme paika, rooli paika, armatuurast sisse, käigukang paika. Ja siis saab vaadata, kui hüdrokas täpselt panna. Ja suve jooksul hakkan siis mootorit ka komplekteerima kokku. Ma otsustasin, et ma ikkagi Bemmi mootorit siia ei pane, et ma teen selle uut seti ära, panen uued tihendid, moonin selle silindri niimoodi ära. Vahet ei ole, kas ta hakkab tööle või mitte, kui ei hakka, siis ei hakka. Ilmselt see seina kahjustus, mis seal viimane kord nagu oli, et see ei ole nagu nii hull, et ma siin osadega olen konsulteerinud, et räägitakse, et tegelikult nagu, et see ei ole hea, aga noh, et hoonimisega ilmselt saab niimoodi, käib enam-vähem. Ja ma arvan, et see street'i autol nagu jõud nii hullult taga ei ole, et ma arvan, et vast elab üle. Ja siis siin kevade jooksul veel üritan siis karteri osta ära sellele uut setile ja mootorikäpad. Siis tuleb eraldi ongi Bemmil tehtud uut setile tagakarter.
see muidu see mootor oli frontsambiga, aga frontsamp ei istu siia ja nagunii selle üks uut seti rear-samp nagu ka oleks vaja modifitseerida, nii et lihtsam on osta nagu valmis tükk juba, mis on suurem ka ja see nagu ülikogus suurem. Ja kui saab käpad paika, karter paika, siis saab käigukasti alla panna, vaadata käigukasti tala, ilmselt tuleb mingi custom teha, ma ei tea, mis kohta ta üldse võiks jääda sellega, ma ei tea, kuidas need käpad tehtud on ja kus siis see käigukasti adapter nagu viib ka seda kasti natuke tahapoole, et siis ilmselt võib custom teha. Suvega üritaks selle mootori poole ära teha, põhimõtteliselt nagu kere poolega oleks ka kõik, et võib-olla isegi sügise poole on väike võimalus, et äkki saaks selle masina käima ka. Mis vahepeal olen siin veel teinud, et autoga nagu ei ole tegelenud, aga vahepeal ostsin skänneri ja 3D printeri, skännisin selle tagaosa ära. Mõtlesin, et proovin teha mingi 3D prinditud lipp nii-öelda, lipp, spoiler või siuke. Ma pole ühtegi siukest näinud, mis mulle otseselt meeldis, ma proovin, et äkki disainin ise. Vahepeal olen siin teinud mingi 3D prindit tüki, muidu oli siin see tulede paneel, aga mul kaob see keskkonsool ära, kus siis need esiaknad on nagu elektrilised, siis mõtlesin, panen siia nupud. Sai isegi päris hea siia. Plaan on siia veel printida siukene, suletud siin muidu oli see makk ja siis see kliimapaneel nagu, et teeks siia siukse sileda prooviks teha, mis istuks selle kujuga siin ilusti kokku ja ilmselt tahaks scan keyboardi siia panna. Mootori asjad saaks panna sinna nuppude alla lihtsalt käivitus ja süüde ja mis seal, ilmselt mingi mootori pöördeid võib-olla. Et mootor tuleb Maxeku peale ilmselt, võib-olla. Vaatan, mis need parimad lahendused on selle jaoks. Et kui plaan oleks kunagi ära turbotada ka, et siis Eku nagu, et seda ei peaks mingi muutma hakkama. Ühesõnaga, vist on kõik, mis ma ära rääkinud olen praegu. Ma midagi autoga tegelen siin, teen selle kereosa ära, kui nüüd hakkab seda sisu kokku panema, istmeid paigaldama, hüdrokat asju, piduritolust vedama. Esimesed saaks ära vedada juba, taha tuleb vaadata, kuidas siis topelt supportitega, kuidas mingid voolikud vedada. Ja kui saab nagu seest ka selle auto natuke ägedamaks, siis seda osa ma filmin. Mingi siukest roosti keevitust ma ei näe nagu väga mõtet filmida, aga siuke see video sai siis, tuleb üsna lühike, vähemalt on mingi update olemas ja järgmist videod on kõik siin uues garaažis, natuke on mingi sättimist veel siin, seinad vaja värvida, töölaud on siin puudu tegelikult ja natuke mingit kipsi panna, WC vaja ehitada suvega. Siukest asjad, et seda ma ei tea, contenti vist ei viitsi siia kanalile väga tuua. Ühesõnaga on teil nüüd mingi ülevaade olemas, et kui kaugel asjad on ja et mingit contenti on äkki varsti tulemas ka. Aga selge, davai.